Palun, kõnetool on teie. Tänan, hea aseesimees, head töökaaslased. Need, kes juba teavad, siis oskavad meenutada seda, et oli see alles meil ju 13. veebruar, suisa äsja, kui me siis menetlesime siin tubakadirektiivi ülevõtmist ja track and trace eelnõu. Ja Suitsuvaba Eesti saadikute toetusrühm ning mõttekaaslased tegid juba mitmeid ettepanekuid, millest üks puudutas siis tubakaaktsiisi. Ja me lähtusime kahest asjast. Esiteks, ei ole eetiline maksustada asja sellega, mida ta ei sisalda. Tundub kõigil arusaadav. Teine asi on see, et kui nikotiin on sõltuvust tekitav aine, siis me peaksime mingil määral motiveerima tarbijaid kasutama vähem ohtlikke ehk siis lahjemat nikotiini. Rahandusministeeriumist tuli aga mõte, et võiks maksustada kõiki ühelaadselt. Ja arvamus oli see, et baasvedelik ehk siis glütseriin, mis selleks on, tuleks maksustada nikotiiniga, mida ta ei sisalda. Sest inimesed lahjendavad sellega nikotiini. Kes mõttele kaasa ei jõudnud, paljud inimesed lahjendavad alkoholi veega, limonaadiga, toonikuga, mahlaga, maksustame selle ka alkoholiaktsiisiga, sest nad lahjendavad sellega alkoholi. Täpselt nii nagu alkoholisõltuvuse puhul me võiksime ka nikotiinisõltuvuse puhul ikkagi toetada seda, et inimesed tarvitaksid lahjemat alkoholi ja tarvitaksid lahjema nikotiinisisaldusega siis tooteid. See väike pudel maksab täna 9 eurot. Selle pudeli sees on kuskil 90% siis polu- ja vegaglütseriini ning siin sees on natukene ka nikotiini ja, mida meil täna Eestis ei tohi muidugi, siis ka maitset ja lõhna. See pudel maksab üldjuhul 15 eurot igalt pool ja ta on ristkasutuses nii õlletööstuses, parfümeerias ja igal pool. Ja see pudel maksab 15 eurot. Ja me oleme maksustanud selle 1. juulist 2018. aastal 2000% aktsiisiga ja see pudel peaks maksma 255 eurot. Kuigi ta maksab täna meil hoopis teises poes 15 eurot, see maksab 9 eurot. See on piltlikult öeldes, me oleme tekitanud musta turu. Must turg koosneb 2 komponendist, teine selle peamine põhjus on maitsete keeld, aga sellest loomulikult juba SE 9 raames. Täna me oleme teinud äärmiselt huvitava asja keelamisega, ülereguleerimisega. Me oleme teinud noorte jaoks atraktiivseks täiskasvanute jaoks mõeldud seadme, milleks on e-sigaret. Noored, kellel puudub nikotiinisõltuvus, ei saanud aru, miks vanemad inimesed lihtsalt tossu teevad. Täna aga on see mässumeelsuse sümbol. Igasse kooli on tekkinud niinimetatud veibimafia, kus alaealised müüvad alaealistele sellise maitsega ja sellise kangusega vedelikku ja sellise hinnaga nagu taha. Kurjad keeled räägivad, et Poola hulgilaost musta turu jaoks on hind kordades odavam kui ametlikele ja legaalsetele e-sigaretipoodidele. Me oleme teinud ja välja lasknud mingi monstrumi asja eest teist takka. See oli selge ka 2018. aasta 1. juulil, kui me siin otsustasime nii. Ja mitte ükski saadik ei saa ennast tunda siin kohal vastutavana, sest meile esitati eksitavaid andmeid. Ja üldiselt me võime öelda, see on eelmise koosseisu jama. Täna aga, kui me oleme siin, me saame aru, et meil on võimalik seda olukorda muuta. Hea meelega võtaksin 3 minutit. Ikka saab, 3 minutit juurde. Aitüma.
Nüüd lihtsad vestlused Rahandusministeeriumi ametnike osadega, kes siis esindavad võib-olla puritaanlikku suunda, et kui juba on mingi asi peale väänatud, siis las ta olla. Kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. Täna me teeme tugevaks enda noori. Kunstlikult tekitame neile nikotiinisõltuvust. Sõltuvust, mis on tegelikult täiskasvanutel. Me oleme üle reageerinud. Kompromiss, millest rääkis hea komisjoni esimees, ei sündinud kergete killast, sest Suitsuvaba Eesti toetusrühma liikmed ja mõttekaaslased leiavad, et me peame motiveerima inimesi tarbima lahjemaid nikotiinitooteid. Selleks ongi siis see, et vabastada see pudel, et see oleks täiskasvanutele legaalses kohas kätte saada, mitte et nad peaksid parklast alaealiste käest ostma seda hõlma alt. Ja et ka see ei seaks meid samme Lätti. Turism on tore, aga me nimetame seda piirikaubanduseks. Me olime jõudnud peaaegu et kokkuleppele, aga ikka puritaanid teatasid, et nad on vastu. Siis sündis niinimetatud kokkulepe, heake küll, et keelajad saaksid oma keelamisnaudingu. Siis maksustame laias laastus kõiki, aga tunne on, et 2000% aktsiisi on palju. Aivar Kokk rääkis meil siin 8,2 ja 5%. Ma räägin teile, et täna on 2000%. Et tõmbame ta siis vähemalt 1000 peale. Ka see ei sobinud. Seega öelda, et meie Suitsuvaba Eesti saadikurühm ja aatekaaslased oleksime seda meelt, et me ei taha kompromisse, on igati väär. Head saadikud, eelmise aasta 13. veebruarist oli see teada informatsioon. Muudatus SC9 12. juuni me andsime sisse samasuguse muudatusettepaneku, mis me andsime ka täpselt 80. Ja nüüd ütleb meile siis Rahandusministeerium, et nad ei suuda arvutada. Nad ei suuda isegi arvutada seda, et 2000 pealt viia 1000 peale. See on vastasseis. Ja see väide, et nüüd äkki just kui toimub Rahandusministeeriumite ametnike peas mingi helginemine ja nad hakkavad tööle, ei ole. Kordan siin, et ametnikud on head ja kõik see puritaansemad ametnikud võiksid olla elu lõpuni ja nende suguvõsa võiks olla tööl samal ametipostil. Nii neile võiks teha kullatud kujud igal poole ministeeriumit ette. Aga meie saadikud siin, arvan, me oleme enda otsustes vaba. Seega ma palun muudatusettepanekut, mis komisjonis sai 2 häält, toetada, sest ma ei usu neid väiteid. See, mis on käes, see on käes. Varblane katusel on varblane katusel. Palun muudatusettepanekut toetada. Aitäh. Aitäh. Madis Milling, palun, kõne. Austatud Riigikogu aseesimees, head kolleegid. Võib-olla kindlasti on hea väljend. Paljudele kolleegidele siin saalis tundub, et see alternatiivsete tubakatoodete teema on mingi kitsa friigigrupi oma asi, mida nad imevad, et miks me ikka peame sellise tegevusega tegelema. Tegelikult on asi oluliselt laiem. Juba täna on alternatiivsete tubakatoodete tarbimine tehtud kallimaks ja keerulisemaks kui tavasigarettide suitsetamine. Nagu ma ütlesin, see teema on väga lai ja igal aspektil ma kindlasti peatuda ei jõua, aga ma toon siin paar võrdlust või sellist kujundlikku paralleeli, mida ma olen siit kõnepuldist ka juba aegu tagasi toonud. Kas või seesama aktsiisiteema, mis on rakendatud ka baasvedelikele ehk siis nikotiinivabadele vedelikele. Toon kujundliku paralleeli, et aga sel juhul peakski olema ka alkoholivaba õlu ja alkoholivaba siider maksustatud alkoholiaktsiisiga, sest ta ju on alkoholilaadne toode. Või kas või sama maitsete keelamine. Kas oleks mõistlik siis ka ju keelata ära šampanja, vein, liköör ja müüa poes ainult haljast viina, see oleks ju siis sama laadne võitlus, kui e-sigarettidel vedelike maitsed ära keelata. Aga mitte sellele ei taha ma peatuda. Ma
kutsun üles mõtlema, kuidas mitte toetada tavasigarettide tarbijaid, kuidas mitte teha tavasigarettide tarbimisest loobumine kordi keerulisemaks ja kallimaks, veel kallimaks, kui ta täna on. Sellepärast, et päeva lõpuks on ju olemas oluliselt mitmeid alternatiivseid ja oluliselt kahjutumaid meetodeid oma tervist rikkuda, kui seda on tavasuitsetamine. Ega nad ükski pole hea, aga küsimus on selles, mis kahjustab tervist vähem. Ja samamoodi kutsun kõik üles toetama muudatusettepanekuid. Aitäh! Nii, Aivar Kokk soovib ka läbirääkimistel osaleda, palun. Aitäh, et kahe eelkõneleja, ma saan aru, et on mõlemal mure olnud, et on tegelikult pikemalt aega tegeletud sellega, et üleminek suitsetamiselt mittesuitsetamisele on ju eesmärk. Aga ma saan lubada komisjoni esimehena, et kui jaanuarikuus Rahandusministeeriumit seda kompromissettepanekut ei tule, mille ma enne mainisin, et 10 senti kõikidel nikotiini sisaldavatele vedelikele ühtne aktsiis, siis me algatame komisjonis selle teema üles. See oli meil teema komisjonis selle eelnõu arutelu juures üleval ja me selle kokkuleppe seal tegime, et kui ei ole, siis sa võite mõlemad veebruarikuus tulla ja küsida, et kus see eelnõu ja meie komisjoni norida ja kakelda ja vaielda. Aga oleme ausad, kõikide eelnõude juures on oluline ka, kui me vaatame aktsiisilaekumist, kõike muud, et see oleks mõistlik. Ei ole võimalik kontrollima hakata, nagu sa ise siin näitad, neid suuremad ja väiksemad ampulle, kui palju seal nikotiinisisaldus on või mitte. Me teeme määra, mis on piirikaubandust ei tekitaks ja need ampullid on täna, ma saan aru, tootjatelt ka olemas, et ei oleks ka seda solkimist sellisena, mis oleks ka tervisele ohutum. Nii et ma saan selle lubaduse täna siin anda ja see saal järgmise aasta alguses seda eelnõu parandus ka kindlasti hääletab. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimisi soovi ei ole.